Osa number 5 minu aastasest suhtest nartsissistliku, vägagi valeliku ja väga manipulatiivse kolumblasega. Let's go! Eelmine lugu lõppes selles punktis, kui kätte oli jõudnud aastavahetus, mina olin Eestis, valmistusin aastavahetuse pidustusteks ja samal ajal sai Andres Malakas rämedalt oma korterikaaslase käest peksa, lausa nii rämedalt, et tal tekkis surmahirm ja selle surmahirmuga ta põgenes. Ta võttis esimese auto koos oma prantslannast sõbrannaga ja pilkases pimeduses alustasid nad teekonda Prantsusmaa piiri poole. Terve see teekond läbitigi öösel ja Prantsusmaa piir ületati varahommikul. Ja miks just nii ja mitte kuidagi teistmoodi on sellepärast, et Andres oli illegaalne immigrant ja kui ta oleks seal piiripunktis vahele jäänud, siis mõned tunnid hiljem oleks ta istunud juba kusagil laeval suunaga Kolumbia poole, mis tõenäoliselt oleks nagu väga kasulik olnud kõikidele selle loo asjaosalistele. Selles loos on nii palju detaile, mida ma tahaksin teiega jagada, et te saaksite 100% aru, milline mees oli Andres, aga mul on selline tunne, et kui ma muudkui jagan, siis see lugu ei lõppe mitte kunagi, aga oluline võib jääda mulje, et Andres oli väga impulsiivne, et ta ei saanud päris hästi aru, mida ta teeb, et ta ei kontrollinud emotsioone, eks ole, et see kõik lihtsalt plahvatas kogu aeg. Reaalsuses Andres teadis täpselt, mida ta teeb. Kõik oli planeeritud ja kalkuleeritud, nagu näiteks. Mingi hetk Andres sai aru, et minust ei ole väga palju tolku talle. Tal oli ainult 2 eesmärki, kas saada Euroopa naisega laps või abielluda Euroopa naisega selleks, et oma paberid korda saada, eks ole. Võib-olla tulevikus oleks tal mingid muid eesmärke tekkinud, aga see oli number 1, on ju. Ja siis mingi hetk ta sai pihta, et minuga ikkagi õnnestu, sest lapsi ma ei tahtnud, ma muudkui raiusin talle, et ma ei taha. Ta korduvalt mainis mulle, et meie laps oleks nii nunnu. Ilmselgelt ei kasutanud kunagi kondoomi ja nii edasi, on ju, kõik ohumärgid. Aga ma muudkui raiusin, et mina ei taha ja vaat seda last ei tulnud, on ju. Ja siis selle abiellumisega oli ka, ma mingi hetk talle ütlesin, et võiks ka, on ju, aga siis mul hakkas hullud mingid kahtlused tekkima ja siis mul lõpuks oli ikkagi, et ei aitäh, on ju. Aga siis tuleb see prantslanna pilt, eks ole. Ja selle prantslannaga sai ta tuttavaks, ta nimi on Pauliine. Pauliinega sai ta tuttavaks juba enne mind. Kohe, kui ta jõudis Malagasse, siis nad kohtusid kusagil pargis, ma ei tea, pingi peal, mis iganes, väga romantiline, on ju. Ja see prantslanna pidi minema tagasi Prantsusmaale ja siis Andres jäi siia. Aga nende armastus oli nii tugev, et Pauliina oli lausa lennupiletid Andresile ostnud, et ta tuleks tema juurde sinna Prantsusmaale. Aga mingil põhjusel oli Andres oma passi ära kaotanud, milles ma sügavalt kahtlen. Ma arvan, et kas ta oli toona juba leidnud Kristi või oli ta minuga kokku saanud. Ma ei ole päris selvist äkki ka enne mind. Võib-olla ta oli siis Kristiga kokku saanud või üldse kellegi teisega. Igatahes väidetavalt oli ta passi ära kaotanud ja ei saanud kahjuks Prantsusmaale minna, on ju. Aga see suhtlus nende vahel jätkus, eks ole. Pauliine käis Malagas mitu korda, 2 korda lausa siis, kui mina olin Andresiga koos. Andres kasutas sellist taktikat, et ta läks tülli minuga. Ta ütles midagi nii halvasti, et ma ei tahtnud tema nägu ka näha, on ju. Siis ta kasutas seda perioodi, et Pauliinega koos olla. Ja siis üks hetk, ma arvan, et Andresil tuli see pirnikene pea kohale, on ju, et ega Pauliine on ikkagi ideaalne. Ta kusagilt kuulis ka, et Prantsusmaal on palju lihtsam nagu kolumblasest immigrandil oma paberid korda saada ja toetust saada ja nii edasi, ehk siis tal oli see on hea mõte, on ju. Ja siis see viimane kord, kui Pauliine talle külla läks, see oli siis seal aastavahetusel, siis kogu see teema, et ta sai peksa, on ju, ja nad pidid põgenema, see oli tal ette planeeritud. Selles mõttes, et Andres väga hästi tundis inimesi enda ümber ja ta teadis väga hästi, millisele nupule vajutada, et nad kas oleksid rahul, õnnelikud või läheksid endast välja ja tuleksid talle kallale. Kui Pauliine tal külas oli, siis Pauliine oli üldse olnud kusagil teises ruumis, ehk siis tema otseselt seda situatsiooni pealt ei näinud. Aga mida Andres tegi, oli see, et ta flirtis oma korterikaaslase tüdruksõbraga. Ja siis see korterikaaslane läks talle kallale, ehk siis Andres teadis väga hästi, mida ta peab tegema, et luua selline kriitiline situatsioon, kus ta saaks Pauliinele rääkida, et ta elu on ohus, ta kardab oma elu pärast ja nad peavad põgenema ja et siis Pauliine
Pauliinel hakkaks temast kahju ja ta temaga kaasa võtaks. Ehk siis ei olnud nagu seda, et ta tegi neid asju nagu emotsioonilt. Kõik oli läbi planeeritud, Liisist ei ole enam mingit kasu, mul ei ole nagu mõtet oma aega rohkem raisata. Pauliine on just selline naine, kes tahab lapsi. Pauliine konstantselt rääkis, kuidas ta tahab lapsi. Ta on juba ma ei tea, mis ta oli, mingi ligi 35, äkki midagi sellist et tal on vaja last ja ta just tahtis last selle kolumblase geenidega, on ju. Ja tal ei olnud, ja ta oli ka väga, ta pidevalt mainis, et mul on mingid advokaadid, kes saavad sind aidata, on ju, nende paberitega, et ta nagu väga rõhus nende paberite teemal, ehk siis Andres oli nagu, meil on vaja luua situatsioon, et Pauliine mu endaga kaasa võtaks ja siis, et ta hoiaks mind nagu sitta pilpa peal, on ju, sest ma elasin läbi midagi väga ausat. Ehk siis, et te teaksite, Andres ei olnud impulsiivne, kõik oli planeeritud, läbi mõeldud, ehk siis see oligi tema plaan. See sama öö sinna Prantsusmaale jõuda. Igatahes, nagu ma eelmises osas teile mainisin, siis ma tegin oma elu suurima vea ja ma ei blokeerinud Andreesi ära, ehk siis tal oli endiselt võimalus mind manipuleerida ja mind kontrollida. Miks ma ei blokeerinud teda ära? Sellepärast, et Andreesi puhul oli mul tegu sõltuvussuhtega. See on umbes sama, nagu sa käid kasiinos ja sa tead, et see on halb ja sa tead, et sa kaotad kõik oma raha seal ära ja kõik sinu suhted on juba purunenud, sest sa oled kõigile võlgu, aga sa ei suuda sellest loobuda, sellepärast, et äkki sa nüüd võidad, eks ole. Ja mul oli põhimõtteliselt sama teema ühe külje pealt. Ma tahtsin, et ta ütleks, et ta vaataks mulle näkku ja tunnistaks, mida ta kõik mulle valetas ja mida ta valesti tegi. Mul oli vaja, et ta seda teeks. Ja teise külje pealt ma ei olnud valmis temast loobuma, eks ole, sellepärast, et ma olin sõltuvuses temast. Mul oli teda vaja, mul oli vaja, et ta räägiks minuga ja mul oli vaja seda kontakti veel endiselt. Ma ei olnud tol hetkel valmis veel sellest lahti laskma. Kahjuks. Jaanuaris Andres jätkas mulle kirjutamist, ta mainis, kuidas see kõik on ajutine ja ta on kohe Malagas tagasi ja siis me saame täiskasvanud inimeste kombel jutud sirgeks rääkida. Ja see oli nii hea nupp, mida vajutada, sest see oli täpselt see, mida ma vajasin. Ma tahtsin, et ta tuleks Malagasse tagasi, et ta vaataks mulle otsa ja tunnistaks kõik üles, mis ta on valesti teinud. Oleks ma vaid toona teadnud, et seda ei juhtu mitte kunagi, sest ta ei ole selleks võimeline. Ehk siis ma hoidsin liinid lahti. Siis ta rääkis, kuidas ta armastab mind, kuidas ta igatseb mind, kuidas ta tahab mind oma käte vahel hoida ja kuidas ta hoiab ennast minu jaoks. Ja siis ma mäletan, et ma ütlesin talle, ma valasin kogu oma sisemise viha nagu tema pihta. Ma ütlesin, et räägi seda oma prantslannast joogainstruktorile. Aga me rääkisime edasi, eks ole, siis ma ei blokeerinud teda endiselt ära. Jaanuari lõpus ta mainis mulle, et tal on Malaga lennupiletid ostetud ja ta on lõpuks ometi siia tulemas. Palun öelge mulle, kuidas ma toona aru ei saanud, et see ei ole loogiline. Tegu oli illegaalse immigrandiga. Ta kogu aeg mainis mulle, et ma olen illegaalne immigrant ja Pauliine muudkui ähvardab, et ta annab politseisse üles ja ma kardan ja issa, mul on hirmus. Ja siis mul oli nagu, et sa ostsid lennupiletid. Makes sense. Anyway, ilmselgelt ei ostnud lennupileteid. Kuidas valest puhtalt pääseda? Andresil oli väga hea taktika, mida ta kasutas korduvalt minu peal. Ehk siis kõigepealt ta küsis, et Liis, kas sa igatsed mind, kas sa tahad, et ma tulen? Ja ma ütlesin talle, ma ei taha, et sa tuled. Ja siis ta rääkis mulle loo, kuidas ta oli kuulnud küla pealt, et mina magan tema sõpradega ja ma pean üles tunnistama, et see nii ka on, sest ta on täiesti kindel, ta teab. Ja siis ma läksin endast välja ja mõtlesin, et mine perse, eks ole, umbes 150 korda. Ja siis ta hiljem väitis mulle, et ta tegelikult oli käinud Malagas, aga ta lihtsalt ei öelnud mulle, sest ma ju nagunii ei tahtnud teda näha. Kaval. Veebruari lõpus tegi ta sama nalja uuesti, aga natukene teises võtmes. Sellest ma räägin järgmises videos, sellepärast, et mul saab jälle aeg otsa. Nii et osa 6 tuleb varsti. Tšau. Osa number 6 minu aastasest suhtest imelise, nartsissistliku, manipulatiivse, valeliku, vägagi paranoilise kolumblasega. Let's go. Eelmine osa jäi pooleli selles punktis, kus Andres jaanuari lõpus lubas mulle külla tulla ja nagu te juba teate, siis ta ei tulnud. Ta ise küll väitis, et ta tuli, aga kuna ma väidetavalt olin tema sõpradega maganud ja tema usaldust petnud, siis ta lihtsalt ei öelnud mulle, et ta Malagas oli. Veebruari lõpus tegi ta seda trikki uuesti, aga pisut teises võtmes. Selles mõttes, et ta oli juba selleks hetkeks aru saanud, et ainukene asi, mida ma temalt tahan, on see, et ta kõik ausalt üles tunnistab. Miks mul seda nii väga vaja oli? Ma eeldan, et ma tundsin ennast petetuna ja et mulle on valetatud ja kui ta kõik ausalt üles tunnistab,
siis mul hakkab kerge ja ma saan eluga edasi liikuda. Ja ta kasutas seda minu vastu ära, ehk siis ta andis mulle pidevalt lootust, et ta kohe tuleb ja me kohe räägime ja see oli põhjus, miks ma temaga edasi suhtlesin. Ehk siis ta ütles mulle, et ta tuleb 22. veebruar, päev enne minu sünnipäeva, tuleb minu sünnipäevaks külla mulle ja 22. veebruar, keda ei tulnud, oli Andres. 23. veebruar ta teatas mulle, et jaa, tal olid piletid ostetud ja ta oli tulemas, aga ta küsis minu käest, et kas ma tahan teda näha ja kuna ma ütlesin, et ma ei taha, siis ta ei tulnud ja nüüd ta on palju vaesem ja see kõik on minu süü. Möödunud on 2 kuud sellest hetkest, kui ta Pauliinega põgenes ja terve see aeg oli ta üritanud minu usaldust ja sõprust tagasi võita, aga kasutades neid samu meetodeid, mida ta kasutas, kui ta veel siin oli, ehk siis manipuleeris, süüdistas ja samal ajal valas mind üle igasuguste nagu komplimentidega. Aga see ei töötanud enam, sellepärast, et me ei olnud ju koos. Ta põgenes, ta oli juba koos kellegi teisega. Ehk siis see, et oh my god, sa raudselt magad mu sõpradega või kellega sa täna välja lähed, miks sa välja lähed, see ei toiminud enam, sest ma sain talle vastata, et me ei ole enam koos. Nagu vahet ei ole, kellega ma koos välja lähen või kellega ma magan. See ei ole sinu dikteerida. Sina otsustasid põgeneda. Või need komplimentide jagamised, eks ole, et ma pidevalt vastasin talle, et kuule, sul on naine kodus olemas. Palun ütle talle, kui ilus ja vaimustav ja imeline naine ta on. Ära ütle mulle, eks ole. Ehk siis see taktika enam ei töötanud ja tal oli vaja taktikat muuta. Märtsikuus hakkas ta mulle rääkima, kuidas elu Prantsusmaal on katastrofaalselt kohutav, kuidas Pauliine kiusab ja terroriseerib teda, kuidas ta on teda korduvalt tänavale visanud ja vaene Andres peab taaskord külmapargi pingi peal magama, kuidas tal ei ole raha, kui tal oleks raha, siis ta põgeneks Pauliine juurest, aga Pauliine kasutab seda fakti, et tal ei ole raha plus seda, et tal on paberid korda ajamata ja hoiab teda enda küljest kinni, kuidas Pauliinel on obsessioon tekkinud Andresi geenidega laps saada, kuidas Andres üldse ei taha, nagu selles mõttes, et Pauliine on sõge. Ta on sõge, aga tal ei ole nagu mitte midagi teha, ta on seal kinni, eks ole, ja vahepeal ta peab temaga magama nagu vastu tahtmist, on ju, aga kui ta ei maga temaga vastu tahtmist, siis Pauliine viskab talle tänavale ja kuidas ta on langenud sügavasse musta auku ja ta on tõsiselt mõelnud endalt elu võtta ja kui mind ei oleks, siis teda enam ei oleks. Nagu mina olen see päästeingel, kes on ta sealt mustast august välja tõmmanud ja üldse talle elu lootust annab. Ja mul hakkas tast hale, mul hakkas tast kahju, ma olen nagu mega empaatiline inimene ja ma mõtlesin nagu, et issand jumal, et asi on ikkagi nagu väga õudne, et mul on vaja tema jaoks ikkagi olemas olla ja teda toetada, eks ole, ehk siis kogu minu viha lahtus ja sealt alates hakkasime me nagu normaalsed inimesed juttu ajama, me rääkisime muusikast ja projektidest ja mis iganes, ehk siis järgmised 2 kuud nagu ma ei saatnud teda kogu aeg igale poole. Mai lõpuks me olime rääkinud mingi 2 kuud, eks ole, nagu 2 normaalset inimest, nagu 2 tuttavat, eks ole, ta aeg-ajalt ikka viskas mulle mingisuguseid armastusavaldusi, aga ma nagu ignoreerisin neid, on ju. Ja siis mai alguses ta rääkis mulle, et kuidas tema elu on ohus. Ta on mingisugustele kantidele võlgu ja need kandid nagu ei mõista nalja ja kui ta neile tagasi ei maksa, siis eks ole. Ja kuidas Pauliine on hüsteeriline, ta on hulluks läinud ja on võtnud eesmärgiks Andres riigist välja saata. Ehk siis Andres kardab oma elu pärast ja Andres kardab, et ta saadetakse riigist välja. Ja mida teeb Liis? Liis päästab päeva. Eks ole, oh my god, Andres tahetakse riigist välja saata, issand jumal, tal on mingid kandid kaelas, eks ole, nagu Liis peab päästma päeva, eks siis ma tegin talle välja sõidu Prantsusmaalt Malagasse. Sest ma olin rumal ja naiivne ja uskusin absoluutselt kõike, mida ta mulle rääkis, eks ole. Mina mõtlesin, et ma teen head, ma mõtlesin, et ma päästan teda. Oh my god, Liis ei õpi. Ehk siis lõpuks, kui ma olin talle nagu sõidu välja teinud, jõudis ta Malagasse ja mul ei olnud nagu üldse sellist mõtetki, et me nüüd jälle koos hakkame olema või midagi sellist, et ma olin temast nagu mitte üle saanud, ilmselgelt muidu ma ei oleks temaga nagu endiselt edasi rääkinud, aga nagu mul ei olnud sellist mõtet küll peas, et me hakkame jälle, ma ei tea, mingit liini ajama, on ju. Ma lihtsalt tahtsin, et ta, terve see aeg mul oli endiselt see, et ma tahtsin, et ta nagu tunnistab kõik üles ausalt, on ju, et mis tegelikult juhtus, miks ta tegelikult põgenes, et ta tegelikult ikkagi läks Pauliinega ja see plaan oli selline ja mis iganes ma tahtsin, et ta mulle selle kõik ausalt üles tunnistab. Ja siis ta tuli Malagasse
ja 24 tunniga, nagu 24 tunniga olin ma taaskord kõrvuni armunud, ta rääkis mulle, kuidas ma olen see imeline naine, eks ole, ma ei tea, mis võim tal oli nagu, aga kui ta seisis minu eest nagu distantsilt oli nagu see kõik jumala lihtne ja mul ei olnud nagu mitte ühtegi nagu sellist tugevamat emotsiooni tema vastu, aga kui ta seal minu ees seisis ja vaatas mulle otsa ja rääkis, kui imeline naine ma olen ja kuidas ta on nagu muutunud mees ja ta oli varem nii paranoiline, sellepärast, et ta nagu igasugused aineid tarvitas, aga ta enam ei tarvita, ta ja nagu hoiab alkoholist eemale ja ta teab, et ta tegi valesti, aga no tõesti ta on muutunud mees ja 24 tunniga olin ma jälle kõrvuni armunud. Siis me olime nädal aega koos, nagu armunud paarikene, eks ole. Ja nädala pärast ta lahkus. Selles mõttes, et ma ei tea, miks ta lahkus, kui tal nagu mingi väga kriitiline situatsioon seal Prantsusmaal oli, aga ta lahkus. Ma ei mäleta, mis see vabandus oli, aga ta läks tagasi, eks ole. Ja võib-olla ta ütles, et tal mingi ikkagi see paberite protsess pooleli, ta peab selle lõpuni tegema, whatever, aga ta lahkus. Ja mida tegi Liis, kes oli nagu jälle kõrvuni armunud, oh my god, Andres on imeline mees, nagu vahet ei ole, et ta nagu, ma ei tea, valetas mulle, manipuleeris mind, põgenes mingi Prantsusmaa tšekiga, nagu kõik see teema, nagu vahet ei ole, eks ole. Liis on jälle kõrvuni armunud ja siis ma läksin talle järele Prantsusmaale. Ma läksin talle järele, ma bookisin endale reisi Marseille'sse, see oli minu arvates mai lõpu poole. Mega odavad lennupiletid olid ja siis mõtlesin, ma lähen külla talle. Nagu ma lähen oma boyfriendile külla ja kui suures terve see periood, kui esimesed pool aastat, kui me koos olime, siis ma olin nagu konstantses kontaktis oma sõbrannadega, nad teadsid kõike, mis toimub, on ju. Pärast seda, kui ta põgenes, kui Andres põgenes, siis pärast seda ma ei rääkinud oma sõbrannadele enam mitte midagi. Ma tõenäoliselt sain ise ka aru, kui jabur see on. Ma sain ise ka aru tõenäoliselt, kui nagu rumal see on, eks ole. Ja noh, ma arvan, et mul oli piinlik lihtsalt rääkida, et ma endiselt suhtlen temaga, me iga päev vahetame sõnumeid, eks ole, ja veel enam, et ma lähen, veel enam, et ma tegin talle need sõidupiletid välja, on ju, veel enam, et ma talle nüüd Prantsusmaale külla lähen. Ma ei öelnud mitte kellelegi, et ma Andresile Prantsusmaale külla lähen, aga ma eeldan, et nad kahtlustasid, kui ma ütlesin, et ma nagu minemas olen Prantsusmaale nagu Liis, kuhu sa lähed. Ja kuigi Prantsusmaale minek oli idiootne ja rumal ja naiivne ja nagu eks ole, siis tegelikult lõppkokkuvõttes oli see väga kasulik reis. Sellepärast, et pooled valed tulid Prantsusmaal välja. Nagu pooled tema skeemitamised ja mida ta oli mulle öelnud, mis tegelikult tõsi ei olnud ja miks ta sinna Prantsusmaale ikkagi läks ja mis suhe neil ikkagi Pauliinega on ja mis nende paberitega on ja nii edasi. Kõik see tuli seal samas Prantsusmaal välja. Ta tunnistas mulle nagu pooled asjad ausalt üles. Mitte kõik asjad, sest nagu Andres ei ole selleks võimeline, aga nagu seal järjest hakkas, nagu see sibul hakkas nagu kooruma, noh. Ja ma sain nii palju asju teada ja ma läksin sealt Prantsusmaalt minema nagu selle mõttega, et oh my god, nüüd on kõik. Aga see juba järgmine kord, sest 10 minutit on jälle täis ja enam ei mahu siia rohkem informatsiooni. Tšau, näeme järgmine kord! Osa number 7 minu reisist suhtest kolumblasega. Let's go! Kui teil on sellest loost kopp ees, siis mul ka. Aga show must go on, nii et jätkame ja kui te mõtlete, et see on raudselt viimane osa, siis ma kahtlen, et see on viimane osa. Eelmine osa lõppes selles punktis, kus ma olin otsustanud oma eluarmastusele külla minna. Ma lähen Prantsusmaale. Selles mõttes, et ta oli kuude viisi mind endale külla kutsunud ja ma olin lihtsalt kuude viisi öelnud, et no thank you, aga siis ma avastasin, et juuni alguses on mega odavad piletid Marseille'sse ja mulle tegelikult hullult meeldib reisida ja siis ma olin nagu, oh my god, let's go ja ma kirjutasin talle, et kuule, ma lõpuks ometi tulen, on ju, oh my god, ma tulen. Ma eeldasin, et ta nagu mega excited. Miks ma eeldasin, et ta mega excited? Nagu ma oleks juba pidanud paremini teadma sellel hetkel. Ja mul oli nagu, et sellest kuupäevast selle kuupäevani, kas sulle sobib ja ta ei vastanud mulle, ta tundide viisi ei vastanud mulle. Tüüp, kes alati vastas mulle korraga, ei vastanud mulle. Miks ta ei vastanud? Sellepärast, et ta oli paanikas. Ta ei olnud arvestanud sellega, et ma reaalselt lähen talle külla. See ei olnud talle kasulik, ehk siis ta kasutas taktikat, et ta lihtsalt ei vasta mulle. Ma eeldan, et ta lootis, et ma ikkagi siis ei lähe, on ju, või midagi muutub või mis iganes.
ja iga tunniga pileti hinnad tõusid ja siis lõpuks mul oli mul oli selline paanika, teate see tunne, et oh my god, kui ma kohe ära ei osta, siis ma ei saagi minna. Seega ma ostsin need piletid ära ja ma kirjutasin talle, et okei, ma siis tulen, et pärast siis organiseerime ja siis ta lõpuks vastas mulle et jei, nii tore. Taustainfoks teile. Selleks hetkeks oli Andres mulle öelnud, et ta ei ole koos Pauliinega, ta ei ela koos Pauliinega. Pauliine minevik, ta elab kusagil eraldi, ta jagab korterit mingisuguste tüüpidega, ta teeb muusikat ja üritab oma pabereid korda ajada ja me oleme taas koos ja ta armastab mind ja ma olen ainuke naine tema elus. See oli see info, mis mul too hetk oli. Ja siis ma üritasin oma reisi planeerida, eks ole, et number 1, mul oli vaja teada, millises linnakeses ta täpselt elab. Ma teadsin, et ta ei ela Marseilles. Seda ta oli mulle varem juba öelnud, ma teadsin, et ta elab seal kusagil lähedal, aga ma ei teadnud täpselt kus. Siis ma oli tuud, kus sa elad, Toulouse või kus on ju, et ma teaks, kuhu tulla. Ja ta ei tahtnud mulle öelda mingil põhjusel. Ma mäletan, ta vist midagi lõpuks ütles, aga see linnake, mis ta mulle ütles, ei olnud see linnakene, kus ma hiljem teada sain, et ta elab. Ja siis mul oli et ma tulen ööbin sinu juures, eks ole. Et ma absoluutselt ei olnud arvestanud selle ekstra kuluga, et ma pean majutust otsima. Ja siis tal oli 100 vabandust. Ei, minu juures kohe kindlasti ei saa. Meil elab siin, ma ei tea, 25 inimest, siin ei ole ruumi, neile ei meeldi külalised. Ja ma mäletan, ma ütlesin talle, et come on dude, et ma magan diivani peal, et it's okay, on ju. Ja tal oli ei, kategooriliselt see ei ole võimalik, Siis ma lõpuks, ma olin et davai, ma võtan Marseille'sse Airbnb korteri, et tegelikult nii ongi parem. Ma mäletan, ma oma peas mõtlesin, et nii ongi parem, on ju, et kui sul seal nii palju inimesi elab, siis meil ei ole üldse privaatsust, on ju, et üürime mingi korteri Marseille keskuses, eks ole. Marseilles ongi rohkem vaadata, on ju, et kui sul on omad tegevused, et mul ei ole igav, on ju, et ma saan ikkagi ringi vaadata ja turisti mängida, on ju. Ja siis meil on rohkem privaatsust, on ju. Meil on me saame rohkem omavahel, me saame koos olla. Mis oligi põhjus, miks ma sinna Marseille'sse üldse ronisin. Okei, fine, on ju. Lipud juba lehvisid igal pool, mina midagi ei näinud ja kätte jõudis see päev, kui ma siis teele asusin. Ja sellise nädal, kusjuures, kui ma õppisin, et kui universum saadab sulle märke, siis palun pööra nendele tähelepanu. Väga oluline pöörata nendele tähelepanu. Kui üldse midagi sai pekki minna, siis kõik pekki läks, eks ole. Ma jõudsin lennujaama 2 tundi enne lennu väljumist, nii nagu peab jõudma, eks ole. Ja ma läksin kohe läbi turvakontrolli ja siis ma jõudsin sinna teisele poole. Ma vaatasin tablood ja tabloo peal oli Marseille 5 tundi delayed. 5 tundi delayed. See oli mingi tund ja natukene peale lennureis ja see oli 5 tundi delayed. Ja siis mul oli okei, ma olen lennujaamas kinni. Ja mõelge nüüd, et mul oli 7 tundi aega oma elu üle järele mõelda. Mul oli 7 tundi aega jõuda järeldusele, et Liis, it is not worth it. Mõtle kõige selle peale, mida see tüüp on sulle öelnud, mida ta on sulle teinud. Palun võta oma seljakott lahku lennujaamast ja mine koju. Aga ei. Ma võtsin oma 5 eurose kupongi, mis mulle anti selle eest, et lend 5 tundi hilinenud oli. Ja ma võtsin ühe Starbucksi ja siis ma istusin seal lennujaamas ja rahulikult ootasin oma lendu. Ma jõudsin lõpuks Marseille'sse kohale keset tööd. Me pidime esialgu kohale jõudma mingi kell 5 või mis iganes mul kõik planeeritud on ju, et ma lähen bussiga. Marseille lennujaamast ei ole palju variante keskusesse minekuks. Meil oli kas buss või takso, aga takso maksis hingehinda. Ja kui ma lõpuks sinna kohale jõudsin keset tööd, on ju, ma mäletan nii selgelt seda, et me olime seal lennujaama ees. Meid oli seal oma jagu, on ju, ja ma lihtsalt paaniliselt vaatasin neid bussitabloosid ja igal pool oli, et viimane buss väljus 2 tundi tagasi, viimane buss väljus 3 tundi tagasi. Siis ma olin, oh my god, mis ma teen? Ma olin küsinud, kusjuures Andresi käest väidetavalt, tal oli auto, on ju, et kas ta tuleb mulle järele ja ta ütles, et tal oli jälle mingi 100 vabandust. Tal tõenäoliselt lihtsalt ei olnud autot. Ma ei tea üldse, miks ta mulle ütles, et tal auto on, sest mina ütles, tal ei olnud autot. Anyway, ja siis üks prantslanna vist nägi mu paanikat või tunnetas seda mingi 2 meetri kaugusele ja siis ta lähenes mulle ja ta küsis, selles mõttes, et prantslased ei räägi ei inglise keelt, hispaania keelt, nad ei räägi mitte ühtegi keelt, välja arvatud prantsuse keel, aga kuidagi käte ja jalgadega me tegime selgeks omavahel, et mul on vaja minna Marseille keskusesse. Ta ütles mulle, et tema
abikaasa on talle järele tulema, seda võib mind nagu ära visata ja siis mul oli küll, vaat see hetk mul oli küll, et nagu ilusaid inimesi on siin maailmas veel olemas, ma mäletan, ma olin nii tänulik, ma olin nii õnnelik, ma olin lihtsalt see, et ma ei pea nagu mingi 50 eurot raiskama selle peale, et ma nagu taksoga saaksin sinna keskusesse kohale. Ja siis nad viskasid mind ära ja ma mäletan, et see piirkond, kuhu nad mind nagu maha panid, ma mäletan, et see elukaaslane oli tal nagu mega mures, ta ütles mulle, et see on väga halb piirkond, palun ole ettevaatlik, oled sa kindel, et sul keegi seal on sind ootamas, on ju, ja siis see tüüp veel ootas nii kaua, kuni ma nagu Andreesi juurde jõudsin, ta enne ära ei sõitnud. Nagu, nii armas. Ja nüüd me jõuame sellesse taaskohtumise hetke, eks ole. Kui te kujutate ette, et see oli selline nagu filmis, on ju, et me jookseme teineteisele vastu, me ei ole ikkagi üle kuu aja teineteist näinud, on ju, et oh my god, me oleme taaskord koos, on ju, siis reaalsuses Andrees oli külm, kalk, ta oli närviline ja näha oli, et ta on paanikas, eks ole, me läksime otsejoones siin Airbnb korterisse, ma mäletan, et ta istus maha, ta vaatas tõsise näoga mulle otsa ja ta ütles, et Liis, me peame rääkima. Mul on vaja midagi sinu käest paluda, eks ole, et me peame rääkima, palun kuula mind ja mul oli nagu, et oh my god, okei, on ju. Ja ta ütles mulle, et ma tean, et see ehk kõlab veidralt, aga palun ära jaga mitte ühtegi pilti oma Marseille reisist sotsiaalmeedias. Ja siis mul oli nagu, et miks? Ja siis dramaatiline nagu Andrees oli, on ju, siis ta oli nagu, et palun, ära küsi minu käest küsimusi, nagu ma ei saa sulle vastata, aga lihtsalt nagu, et sa teaksid, see võib panna ohtu minu võimaluse paberid korda saada. Ja siis mul oli nagu, et okei, ma ei või küsimusi küsida, aga ma võin spekuleerida, eks ole. Ja siis ma ütlesin talle, et fine. Ja siis mul oli nagu, et okei, Andreesil on vaja paberid korda saada. Kuidas Andrees oma paberid korda saab? Ilmselgelt on tal vaja kellegagi abielluda. Kellega ta ikka abiellub, kui mitte selle sama Pauliinega, kellega ta ei ole enam koos ja kellega ta ei ela koos, on ju, ja kellega tal ei ole mitte mingit kontakti välja jätud see, kui vahepeal Pauliine teda ähvardab, on ju. Ja kui Pauliine näeks, et me siin koos nagu mingi turteltuvid mööda Marseille tänavaid patseerime, siis ilmselgelt Andreesi plaan nagu abielludes Pauliinega paberid korda saada läheks lihtsalt vetsupotist alla. Kas mul on õigus? Andrees oli väga nigelas positsioonis. Alates sellest hetkest, kui ma ütlesin talle, et mul on Marseille lennupiletid ostetud, ma olen tulemas, oli ta tõenäoliselt paanikas, on ju. Ta ei tahtnud, et ma sinna lähen. Ta ei tahtnud, et ma seal olen. Ta tahtis tõenäoliselt minuga koos olla, aga lihtsalt mitte Prantsusmaal, on ju. Ma olin liiga lähedal tema teisele elule ja sellele teisele naisele ja ta teadis, et üks postitus ja kõik, mille nimel ta nii palju oli vaeva näinud ja tööd teinud, lihtsalt kukub kokku. Ehk siis ta oli nurka surutud ja ma arvan, et ta tundis, et ta peab mingil määral tõe mulle lauale laotama. See tõde oli väga auklik ja väga nagu kaheldav, aga nagu mingil määral ta tunnistas mulle mingid asjad üles. Aga sellest järgmisel korral mul saab jälle aeg otsa. Varsti näeme. Osa number 8 minu aastasest suhtest crazy kolumblasega, let's go! Eelmine osa jäi pooleli selles punktis, kus ma lõpuks üle kivide ja kändude jõudsin Prantsusmaale ja Andrees tahtis rääkida minuga ja siis ta teatas mulle, et oh my god, ära ühtegi pilti oles pane oma Marseille reisist, sellepärast et paberid ohus, oh no, ja siis ma seal spekuleerisin, eks ole, et ma olen jumala kindel, et siin on tegemist midagi Pauliinega, eks ole, selle naisterahvaga, kellega sa väidetavalt enam koos ei ole, ega pole kunagi koos olnud, ega ei taha koos olla. Ja siis ta tunnistas mulle nagu kõik ausalt üles. Ja kui te nüüd mõtlete, et nagu miks see Andrees nagu nii hirmul oli selles mõttes, et vaevalt Liis teadis, kes see Pauliine on ja vaevalt Pauliine teadis, kes see Liis on, siis reaalsuses me olime teineteise kõige tulihingelisemad stalkerid. Nagu Pauliine luges kõiki mu blogipostitusi, ta käis konstantselt minu Insta ja Facebooki lehel ja mina tema omal ka. Ehk siis me teadsime teineteise kohta kõike. Me lihtsalt ei võtnud teineteisega ühendust, sellepärast, et mingil põhjusel me mõlemad tundsime, et me ei saa Andreesi usaldust rikkuda, et kui ta ütleb meile, et palun ära võta Liisiga ühendust, sellepärast, et Liis on nagu, tal on nagu tõsised psühholoogilised probleemid ja kui sa võtad temaga ühendust, siis ta on nii nagu viimse piiri peale lükatud, et ta lihtsalt hüppab katuselt alla, on ju, siis sa usud teda ja ei võta temaga ühendust, eks ole, ja täpselt sama rääkis Andrees ka mulle ja see oli põhjus, miks ma Pauliinega ühendust ei võtnud. Nii et jah, me jälgisime teineteist nagu väga intensiivselt, aga me ei võtnud lihtsalt teineteisega ühendust.
Ehk siis Andres teadis seda väga hästi, ta teadis, et me teame teineteise elust absoluutselt kõike peaaegu, nii palju kui me jagame. Ja kui ma oleks ühe pildi pannud ükskõik kuhu üles, siis Pauliina oleks seda näinud, mis tähendab, et kõik oleks lõppenud nii, nagu Andres ei tahtnud, et see lõpeb. Ehk siis ta teadis, et kui ta mulle mitte midagi ei ütle ja ta edasi hämab, siis ma lihtsalt panen selle pildi üles ja vaatan, mis saab, on ju. Seega oli aeg kõik ausalt üles tunnistada. Ausalt. Ja siis Andres rääkis mulle, et sul on õigus, me põgenesime Malagast koos Pauliinega, aga me olime nagu toona ainult sõbrad ja siis me jõudsime Prantsusmaale ja siis Pauliine armus minusse ära ja pakkus välja, et ma võin sinuga abielluda, et sa oma paberid korda saaks. Ja siis ma mäletan, et ma küsisin tema käest, on ju, et selles mõttes, et milline endast lugupidav naisterahvas on valmis mingi suvaka Andresiga abielluma selleks, et ta saaks oma paberid korda. Ja siis Andres ütles, et Pauliina on lihtsalt nii vana juba, mis ta oli mingi 35 see hetk või? Thanks, ma olen ka 35, on ju. Vana. Anyway. Et ta on juba nii vana ja ta on nii üksik, et ta lihtsalt vajab kedagi nagu enda ellu ja sellepärast on ju, ja ta tahab minuga last saada ja mul oli nagu wait last ja siis ta ütles, et jaa on ju, et endiselt ta on nii vana juba ja tal ei ole last ja ta tahab minu geenidega last saada. Ma mäletan, et ma mõtlesin, et kes see kurat sinu geenidega last tahab. Nagu selles mõttes, et sa oled väga nägus mees, aga nagu kõik ülejäänud kluvid logisevad ja oled sa kindel, et ta sinuga nagu geenide pärast last tahab saada või? Anyway, eks siis jaa, et nad on nagu kõik see aeg koos olnud ja ta elab koos temaga. Ma mäletan, mõtlesin ka, et kui ta last tahab saada, siis aeg-ajalt pead ikkagi magama temaga ja siis sa ütlesid, et sa ei maga üldse temaga. Ja siis ta ütles, et jah, vahepeal nagu vastumeelselt ta magab koos temaga. Kui ta mulle kõik ausalt oli üles tunnistanud, siis ma mäletan, et mul oli nagu nii selline vindtunne, nagu ma ei uskunud iial, et ta suudab mulle otsa vaadata ja öelda need sõnad, et jah, ma olen Pauliinega koos, jah, ma olen algusest peale temaga koos olnud, jah, ma valetasin sulle, jah, sul on õigus. Ja siis ma magasin temaga. Nagu miks? Ma ei tea, selles mõttes nagu mis mentaalne seis mul endal toimus sellel hetkel, mis mul viga oli, miks ma magasin temaga, ma ei tea. Nagu mul ei ole mitte ühtegi head vabandust, et õigustada nagu seda ööd. Ja veel enam, ta ju oli mulle üles tunnistanud, et jah, Pauliine on koos temaga, jah, ta tahab temaga last saada, jah, nad on paar, nad planeerivad abielluda. Ma teadsin, et Pauliine on täpselt samas situatsioonis, kus mina olen olnud kuude viisi ja ma teadsin, kui vastik ja õudne ja nõme see on ju. Ja ma teadsin, et Pauliine ootab Andresi kodus, on ju, ja tõenäoliselt Andres lubas juba tundide viisi kodus olla, aga nüüd ta ei vasta tema kõnedele ega sõnumitele ja ma endiselt magasin temaga. God damn it, Anyway, karma maksis mulle kätte, sellepärast, et seal poole peal mingi hetk Andresi libises üle huulte sõna Pauliine, ehk siis nagu Pauliine. Ma ei tea, kas teiega on kunagi juhtunud seda, et tüüp nagu voodis teise naise nimega kutsub, aga see on, ma ütlen, nagu kõige suurem egolaks, mis mul elus on olnud, see on nagu nuga südamesse. Ma olin täiega välja teeninud selles mõttes, et nagu see pidigi juhtuma. Ma olin väärt seda, nagu mis mul toimus peas, ma ei tea, kui ma olin väärt seda, aga ma mäletan, et mul oli nagu what? Kas sa ütlesid mulle just Pauliine, kas sa kutsusid mind just Pauliine nimega, on ju, et nagu mis mõttes, ja siis ta ütles, tal oli 100 vabandust enam-vähem, aga ma mäletan, et ma lükkasin ta sealt voodist välja, ma näitasin ust. Ja kusjuures ma ei uskunud, et ta lahkub. Ma olin jumala kindel, et ta ei lahku, aga ta võttis oma riided ja oma seljakoti ja läinud ta oli. Ma tahaks nii väga öelda, et vot nüüd oli kõik. Mitte kunagi enam Liis Andresi ei näinud, on ju, et ta blokeeris ta see sama sekund ära.
ta lõpuks ometi pani 2 jalga maa peale, tuli mõistuse juurde ja ta sai aru, et millise mehega on tegu, eks ole. Tüüp nagu valetas sulle kuude viisi, ta tunnistas selle just üles. Sa tead, et ta on koos teise naisega, ta elab koos teise naisega, ta tahab abielluda koos teise naisega, ta tahab last saada koos teise naisega ja ta kutsus sind just teise naise nimega. Stop it, Liis! Aga ma ei saa seda öelda, sest ma järgmine päev läksin matkama temaga. Jep. Aga see oli viimane päev, kui ma nagu füüsiliselt nägin teda, eks ole. Et see oli tore päev. Ma ei saa öelda, et see ei olnud. Me ajasime juttu ja me näärsime ja see oli nagu tore päev. Aga pärast seda ma rohkem ei näinud teda. Et see oli nagu viimane päev. Ja ma tahaks öelda ka, et mina panin nagu selle stopi. Et mina ütlesin, et okei, nüüd aitab reaalsuses. Tegelikult Andrees tõmbas tagasi. Ja tal ei olnud enam rohkem aega minuga kokku saada ja ta oli teises linnas ja mis iganes on ju. Ja nagu selle aja jooksul ma olin nagu pärast seda Prantsusmaal veel 5 päeva. Mul lend canceldati, nii et ma jäin sinna veel eriti pikaks ajaks ja mul oli aega mõelda. Ja siis ma mõtlesin ja siis ma lõpuks sain aru, et mina olen see bitch praegu siin olukorras on ju. Mina olen nagu teadlik, et Andrees on teise naisega ja ma endiselt nagu sehkeldan Andreesiga edasi ja see ei ole okei. Ja mina ei tahaks, et minuga niimoodi käitutakse, ehk siis mina ei taha nagu teiste inimestega niimoodi käituda ja see teeb minust õudsa inimese on ju. Selles mõttes, et ma istusin, lõpuks mul see Ryanairi lend nagu tagasi lend canceldati, ma sain ühe hotelli ja ma istusin seal hotellis üksinda ja ma olen nagu ma ei taha olla selline inimene, ma ei taha teha selliseid asju, nagu see ei ole okei, on ju. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et äkki ma paneks ikkagi ühe pildi üles, on ju, et Pauliine nagu näeks, et me olime koos või äkki ma ikkagi võtaks ühendust temaga, et siis nagu ma ütlen talle otsa välja, et tüüp oli nagu minuga koos. Aga ma endiselt olin positsioonis, kui ma tundsin, et ma ei saa Andreesi usaldust rikkuda mingil põhjusel, on ju. Siis ma mäletan, et ma läksin sinna linnakesse, kus Pauliine elab, on ju. Ma teadsin, kus nad elavad ja ma tundide viisi jalutasin mööda seda linna ringi ja lihtsalt lootsin, et Pauliine kusagilt hüppab välja. Ja siis ta näeb, et ma olen seal, siis ta saab aru ja siis me räägime, on ju, ja lõpuks ometi kõik need müürid kukuvad, kõik need üles ehitatud lood nagu kukuvad kokku ja korraga nagu kõik saavad oma eluga edasi liikuda, aga Pauliine ei tulnud ühestki uksest välja ja seda ei juhtunud. Ehk siis too hetk me ei rääkinud omavahel, aga mõned nädalad veel ja Pauliine võttis ise minuga ühendust ja teatas mulle, et Liis, mine kohe naistearsti juurde, sellepärast, et sul võib olla mõni suguhaigus, et sa teaksid. Cheers! Osa number 9. See piin kunagi lõpeb minu aastasest suhtest Crazy kolumblasega, kes mind manipuleeris ja kes mulle valetas ja kes põgenes oma tüdruksõbraga Malagast Prantsusmaale samal ajal, kui mina olin tema tüdruksõber. Let's go! Recap eelmisest osast. Ma läksin Andreesile Prantsusmaale külla, sest ma olin nii armunud. Ma sain temaga kokku. Ta tunnistas mulle midagi üles. Ma magasin temaga. Ta kutsus mind Pauliineks. Ma viskasin ta välja. Järgmisel päeval ma läksin koos temaga matkama. Mis siis, et ta mind Pauliineks kutsus? Mis siis, et ma sain teada, et ta on koos Pauliinega? Ja siis rohkem ma teda ei näinud. Ma jäin lõpuks Prantsusmaale palju pikemaks, kui ma olin arvanud, et ma sinna jään, sellepärast, et Ryanair canceldas mu tagasilennu ja siis ma rebookisin ja ta canceldas mu teise tagasilennu ja siis ei olnud mitte ühtegi lendu mitu päeva. Nii et mul ei jäänud mitte midagi muud üle, kui kas jalutada Malagasse või bookida endale hotelli, ehk siis ma valisin hotelli variandi, ma võtsin endale 4 tärni hotelli, sellepärast, et ma teadsin, et Ryanair maksab mul selle lõpuks kinni. Ja siis mul oli aega mõelda oma elule järele, mul oli aega mõelda, kui sitt mees tegelikult on Andrees. Ja kas ma tahan üldse olla koos sellise mehega, kes on nagu hädaorg, kellega on nii palju draamat ja probleeme ja kes mind konstantselt süüdistab tema petmises. Ja ma lõpuks vaikselt hakkasin aru saama, et vist ei taha. Nagu kes üldse sellise mehega tahab koos olla, aga tegemist oli sõltuvussuhtega, eks ole, kas te teate, mis on sõltuvussuhe? Sõltuvussuhe on nagu ükskõik mis teine sõltuvus.
sa tead, et see on halb. Sa tead, et sa ei taha seda, aga sa ei suuda sellest loobuda, sest su ajus on midagi sassi läinud. Ma nii väga tahaks öelda, et Prantsusmaal see kõik lõppes, on ju. See oleks nii poeetiline. Prantsusmaa on armastajate riik, abielu ettepanekute riik, romantiline riik, eks ole. Ja siis mina saaks öelda, et ahaa, Prantsusmaa on minu jaoks nagu sita suhte lõpetamise riik. Jäi, aga ei, nagu ma juba mainisin, siis me suhtlesime edasi nädalate viisi, me suhtlesime edasi, millest me rääkisime, kui palju me rääkisime, mul pole õrna aimugi, ma ei mäleta. Ja mul ei ole neid sõnumeid enam, et järele vaadata. Ju siis ei olnud nii huvitav. Aga mul oli plaan juuli keskpaigas minna Eestisse. Ma pidin olema 2 nädalat Eestis ja siis mul oli 4-nädalane trip kohe pärast Eestit läbi Kreeka ja Bulgaaria. Ja ma olin nädal aega Eestis olnud endiselt Andreesiga kudrutades, kui korraga mul tuli teavitus telefonile. Ja ma vaatasin, uus sõnum, Pauliinelt. Ma mäletan seda segu emotsioonidest, paanika, ärevus, hirm, põnevus, nagu mida Pauliine minult tahab. Ja mul oli nagu see ka, et ma ju endiselt rääkisin Andreesiga edasi, et ma olin nagu oh no, siit ei saa midagi head tulla, eks ole. Ja ma tegin selle sõnumi lahti ja seal olid järgnevad read. Liis, ma tean, et sa käisid Prantsusmaal. Ma tean, et sa olid Andreesiga koos. Ma loodan, et sa kasutasid kondoomi, sellepärast, et Andrees jättis mulle just imelise kingituse herpese ja klamüüdia näol. Mine testi ennast. Paanika, hirm, nagu kogu mu keha kattus külma higiga. Saate aru, fun on rääkida nagu ajalugu mingi hullu kolumblasega. Rebound, nagu crazy aastane suhe. Oh my god, mis kõik juhtus. Ma nagu ei tahtnud, et see lugu nii sitasti lõppeks, et ma pean sinna lõppu panema, et ja siis ma sain endale sellise imelise kollektsiooni suguhaigustest. Nagu. Ja siis ma mõtlesin, et mul on vaja testima minna nagu kohe. Kuna pärast seda oli see pikk trip on ja ma mõtlesin, et ma ei saa nautida oma reisi nagu samal ajal pidevalt hirmu tundes, et äkki mul on midagi, mida ma ei taha, et mul on ju. Nii et ma läksin Tallinnasse mingisugusesse kliinikumi või kuhu iganes ja maksin suure raharulli ja lasin ennast testida nagu kõikide suguhaiguste vastu, on ju. Nagu mul oli vaja teada. Nagu äkki ma midagi sain veel sealt, on ju, mida võib-olla Pauliinel ei olnud. Ja siis mulle öeldi selle, et ma pean nädal aega ootama vastuseid ja siis mul oli nagu, oh no. Nagu mul on kohe vaja teada, mul on vaja rahulikult hingata, aga noh, nädal aega, eks ole. Katemit, noh. Ja vaat see oli see hetk, kui ma saan öelda, et ma sain Andreesist üle. Vaadake, mida vaja oli. Selles mõttes, et nagu kõik see kiindumus, see lummus, see sõltuvus, nagu lahtus sekundiga ja asendus põlgusega. Ma mäletan, et ma mõtlesin, et kuidas sa julged, nagu sa tead, et sul on mingid haigused ja siis sa magad minuga ilma, et sa kasutaks kaitsevahendeid. Sul on nii minu tervisest. Nagu kuidas sa julged ja vaat siis oli kõik. Siis lõpuks ometi Liis sai oma haigest vaimustusest Andreesi vastu üle. Ja samal ajal, kui Liisi elus lõppes tragikomöödiline romaan Andrees, algas uus Pauliine. Sellest ühest sõnumist sai alguse 5 kuud kestev kõige veidram sõprussuhe, mis mul ever olnud on, mis lõppes nii halvasti. Mis lõppes sellega, et ta lõi mulle noa selga ja keerutas seda paar korda. Ilmselgelt me hakkasime omavahel rääkima. Meil oli nii palju küsimusi, meil oli nii palju informatsiooni vaja jagada, meil oli nii palju ühist. Andrees. Mitte keegi ei mõistnud minu valu ja minu probleeme paremini kui Pauliine. Ja no sama nagu tema puhul, et mina mõistsin kõige paremini, mida ta läbi elab. Ta ei saanud jagada seda valu ja seda hirmu ja neid probleeme kellegi teisega, sest mitte keegi teine ei mõistnud, aga mina mõistsin.
ja ma mäletan, et ma tundsin alguses, et mul on vaja, et Pauliina vastab nagu kõikidele mu küsimustele. Ma tahtsin teada tõde iga vale kohta, mida Andres mulle rääkinud oli ja ma küsisin ja ta vastas ja ma küsisin ja ta vastas. Ma mäletan juba esimene õhtu me helistasime. Ma sain teada, et Pauliine käis mitu korda Malagas samal ajal, kui mina olin Andresiga koos. Ma sain teada, et ta tuli Malagasse ikkagi tema tüdruksõbrana, eks on, mitte mingi juhututtavana. Ma sain teada, et jah, Andres sai peksa. Ma sain teada, et jah, nad põgenesid koos. Et nad on terve see aeg koos olnud. Ma sain teada, et Andres rääkis Pauliinele, et ma olen sõge. Ma olen halb ema. Mul on halb lauluhääl. Et Pauliine jumala eest ei võtaks minuga ühendust, muidu ma lihtsalt hüppan katuselt alla. Et ma olen nagu mentaalselt nii habras. Siis me rääkisime terve selle aja jooksul, kui me nagu kontaktis olime. Siis nad olid koos Andresiga, siis nad läksid lahku Andresiga, siis nad olid jälle koos, läksid jälle lahku. Ja ma üritasin nagu, mul tekkis nagu mingi missioonitunnetus. Ma tundsin, et ma pean talle toeks olema. Mul on vaja ta ära päästa. Keegi teine ju mõista teda sama moodi nagu mina. Mina oskan talle toeks olla. Mina saan ta sealt välja tõmmata. Ja ta kukkus uuesti ja uuesti ja uuesti sinna auku, kuhu ma ta nagu välja tõmbasin. Ja ma mäletan, et see oli nii väsitav. See oli nii väsitav ja see oli nii õudne aga ma ei suutnud nagu sellele joont alla tõmmata. Mingi hetk ma olin nagu nii sügaval sees, et ma ei osanud seda enam välja tulla. Ja ma tundsin, et see oleks ebaaus nagu Pauliine suhtes, et ma lihtsalt nagu põgenen, et ma enam ei viitsi nagu nende draamadega tegeleda. Ja see kõik lõppes nagu... Ma vist ei jõua täna selle loo lõpuni, et ma natukene nagu järgmises loos räägin teile detailsemalt mõnedest kohtadest, eks ole, kus Andres teda kinni hoidis, kus Andres tema telefoni ära konfiskeeris, kuidas Andres helistas mulle. Et ma nagu lõpetan selle loo järgmises osas ja ma räägin, mis nende suhtest lõpuks sai ja kus Andres praegu on. Ja siis lõpetame selle loo ära, siis nagu aitab. Ok.